tere taas kõik kanali jälgijad. Täna lähen ma siis esimest korda jõe peale. Kõigepealt kindlasti hindan jääolusid ja siis vaatame, kas ka kala võtab. Et alustan ühest Pärnu jõe lisajõest ja kui seal ei peaks õnnestuma, siis lähen vaatan Pärnu jõele. Ja palju siis küsitakse, et miks ma ei avalda oma püügikohti. Et sellel YouTube'i sisu loomisel on ka selline nii-öelda halvem pool, et nende videote tegemistega on siis paljudes kohtades püügisurve tunduvalt suurenenud, aga sinna ei ole midagi teha, et see käib paraku asja juurde. Et siin võikski näite tuua siis näiteks sellise saate põhjal nagu Kalamehe jutud, et käisin 6-7 aastat tagasi Saaremaal siis kevadel Kukeojal seal seda kevadist särge püüdmas. Ja siis seal oli üks kuri maaomanik, kes ei jõudnud seda kruusi ja millingut seal ära kiruda, et peale seda, kui see saade tehti, et siis läks kõik 3-4 korda hullemaks, kui see enne oli. Aga siis ju võiks kõik kalateemalise sisu üldse ära keelata, et päris nii ka ei saa. Aga jah, kohtasid ma siis ei maini, kes kohad ära tunnevad, siis palun minge kalastage terviseks. Ja seda enam, et peale seda Pärnu jõe videot kanalil siis lätlaste arv vaatamises, ehk siis igal sisuloojal on selline äpp nagu YouTube Studio ja sealt sa siis näed, kus riikides sind vaadatakse ja kui see lätlaste protsent oli enne 2, siis nüüd on see 6,3. Aga üks hea uudis on see, et lätlased said meilt maailmameistrivõistlustel nüüd talvel pähe. Eestlased said 4. koha ja lätlased olid, ma ei mäletagi, mis kohal, aga see ei ole küll oluline. Aga tähtis on see, et meie poisid tegid lätlastel ära. Aga nii, rohkem pikka juttu ei teegi ja näeme juba jää peal. Et muidugi, mis kalasi siin põhjas kõik on. Et siin on kindlasti vimba, ahvenat ja ma olen enam kindel, et ka koha. Vaatame, äkki saab siin mingi aja üksinda rahus püüda. Paneme mingid uued asjad otsa. Et sellel hooajal sai siis ostetud igasuguseid viibe ja kindlasti täna katsetame meie kodumaise tootja ja ühe mu hea semu Eduard Terase siis tehtud viibe. Et need hüppavad väga hästi augu all ja on väga ilusa mänguga. Et kindlasti saavad need püügiaega. Ja siis on muidugi Relax Wagnerid, mis on väga head. Näitan teile neid ka, eks te siin päeva jooksul neid näete. Need on sellised. Vaatame, katsetame igasuguseid asju. Ehk ikka õnnestub mõni mõõdukala täna saada. Täna ei oska õigel ajal siia laivi peale vaadata, et kaamera käima panna. Aga see esimene koha ei ole paraku mõõdus, läheb tagasi. Ega siin all väga nagu suuremaid ei paista ka. Et vist peab ikkagi natukene siin liikuma ja otsima veel natukene suuremat näitu. Oba, pani ära! No nii, tule! Opti! Ilus löök oli. Aga sina vist ei ole mõõdus, mõõdame korra üle, aga jah, see on 40, okei, pigistaks saba kokku, siis natukene murraks teda, siis võib-olla saaks 46, aga ei ole kõht nii tühi. Kas läheb, elab? Hops. Nii, aga see vist ei ole mõõdukala. Kaamera ei jõudnud nii kiiresti play nupule reageerida, kui mul oleks vaja olnud. Võtu moment peale ei jäänud. Tuli ta sealt alt väga kiirelt. Nii, korraks võime ju suga ära mõõta. Jah, 40 ja 4 sentimeetrit. Visika läheb tagasi. Oli vaja siis katsetada erinevaid värve, et see kala ära lööks, et ikkagi päris iga asja peale ei tule ja iga värvi peale. Proovisime siis samat lanti erinevalt siis kolmes toonis enne seda lanti. Ja siis ta käis ainult nuusutamas, nii kui selle panin, siis tuli ja lõi kohe ära. Et see ongi see, et koha püügi juures ei ole kunagi midagi kindlat, et sa nüüd iga päev tuled ja püüad ainult ühe landiga. Nii,
nüüd on üks ilus kala all. Vaatame, kas keerab nina ülespoole ka või läheb minema. Nii, tuleb üles landi peale ja kas tuleb otsustavalt, võtab ära. Oba, pani ära ja nüüd on ilus kala, see on mõõdukala nüüd, ilus mõõdukala ja tule, oba, no nii ja see on ilus. Nii vaikselt siin toimetame, et keegi kohe kuklasse ei tule puurima. Et siit võib veel võtumomendil veel midagi ilusat saada. Ops, see läheb täna pannile. Nii, seda koledat verelaskmist ma siis teile näitama ei hakka, muidu veganid saavad pahaseks. Nii, nüüd paremalt poolt on mul siin näha, et tuleb põhjast jälle koha niimoodi hiilib mööda põhja. Ja siis kui jõuab landini, siis teeb järsu sööstu üles, et vaatame, kas ta üles ka tuleb. On sööma peal väljas või siis on vahepeal nii, et nad ujuvad nagu landi alt läbi teisele poole, siis keeravad ringi ja ründavad teiselt poolt ülesse. Et nende nagu taktikaid on huvitav jälgida ka, et kuidas nad käituvad ja kuidas nad oma rünnakut planeerivad ja sätivad sinna. No nii, tuleb lööma, oba, pani ära! Ja tuleb esimene koha Edi Viibiga, väga ilus, hops, mõõdus, väga kena. Selle peale ütleks, et head Eesti asjad. Nii, see on ka ilus mõõdukala ja tuleb koju kaasa. Igaks juhuks võib üle mõõta, aga mõõdus on ta kindlasti. Nii. Jah, 47 sentimeetrit, isegi 8. No väga kena. Tuleb, löö ära. Oba, pani matsu ära ja tuleb Edi Viibi peale teine. Edi Viib töötab ikka uskumatult hästi. Väga hea lant. Väga mõnusa pika liuga. Et siin praegu oli võtu väike paus ja testisin siin kõiki teisi lante ja no mitte midagi muud ei taha. Ja just see pikk liug tõstad landi ülesse poole ja see peibutab seda kala väga hästi. Nii, see on napilt alla mõõdu, läheb tagasi. Ops. Tere. Opsti. See küll ka väga, see on ahven. See on ahven. Ma arvasin, et on koha, aga seal all on 2 ilusat näitum praegu, et tulebki ruttu see siia alla tagasi lasta. Sealt ikka kinnastega on halb püüda. Oba, ja nüüd pani matsu ära, tuleb. Oba, tule. Oba. Noh, ei ole ta nii suur midagi. Näit tundus palju suurem. Aga ilus võtt oli. Aga noh, täpselt oligi nagu võtuaeg, see kala istus seal põhjas ja lihtsalt tuli oodata õiget momenti. Et kui ma põiklandiga püüdsin sisse kala ei teinud nagu teist näguga, aga nüüd siis panin viibi ja kohe võttis ära 44 väike ja läheb tagasi. Selline püügipäev oli siis täna siin Pärnus, et päevasaldoks jäi siis 2 mõõdukala, üks siis 48 sentimeetrist ja teine siis 55, et väga ilusad söögikalad. Järgmisel nädalal on siis juba plusskraadid ja jääb see talv see aasta üürikeseks, nii et kellel vähe kisu on, siis praegu on viimane hetk tulla. Aga sellega täna lõpetamegi ja näeme juba järgmises videos.